Ja siis rääkides edasi on niimoodi, et ma jõudsin ühe päevaga ära teha nagu terve kuu jagu asju, mis ma tavaliselt teen tervet kuu. Et ma jõudsin nii palju, kõik asjad jõudsin ära teha. Ja järgmine päev ma läksin millal ma läksin? Mingi 22:30 või 23. Üritasin hommikul ärgata eile, aga ei suutnud. Mul on äratuskell teises toas, läksin teise tuppa, panin tund aega edasi ja lõpuks ärkasin kell 9. Ja muidugi ma nagu olin pahur, süüdistasin ennast ja pool päeva läks niimoodi lohakile, et päevikut ma ei pidanud. Ja eesmärke ei seadnud, aga selles mõttes asju sai ära teha, mis oli vaja teha. Ja täna hommikul ma olin nagu, et davai, et õhtul trenniriided selga magad trenniriietega ja hommikul, et ei oleks mingeid vabandusi, lähed kohe nagu, ma mõtlesin, et ma ei lähe jooksma, ma lähen kiirkõndi või niimoodi kergjooks. Et aga läksin, mis kell ma 23 vist täna läksin magama 22 asemel. Et raamatus on kirjas, et kui sa magad vähem kui 7,5 tundi, siis sa lühendad sellega oma elu. Ja kui sa magad rohkem kui 9 tundi, siis sa lühendad sellega ka oma elu. Ja ma sain aru, et kui ma ärkan 4:45, siis ma magan vähem kui 7,5 tundi. Ja seepärast ma lihtsalt panin äratuskella 7 tunni ja 45 minuti pärast. Ja niimoodi oli äratuskell, mul oli 6:35 asemel. Täna ma siis ärkasingi, vedasin oma perse üles, läksin, tegin lihtsa jooksu, mitte kiire, vaid lihtsalt siukse aeglase. Pidasin päevikut ja peale seda kohe mul tuli esimene klient kell 8 hommikul ja tegime ilusti temaga 2 tundi tööd, mis oli nagu imeline, kuigi natuke raske oli hommikul, aga saime väga-väga hästi hakkama. Ja ta oli rahul, mina olen rahul, kui klient on rahul. Ja siis edasi hakkasin tööd tegema, et praegu ongi niimoodi, et ma teen siin riilse. Näete, teen riilse. Ja päeva eesmärgid on seatud. Kliendiga on tööd tehtud. Et vanu kliente, kes on minu juures juba pikalt käinud, ma luban ka endale koju, et mul, nagu te teate, mul kabinetti praegu ei ole, et me oleme teinud tööd kodus. Ja juba varsti 15. laupäeval ma lendan Lissaboni ja olen seal nädal aega ja siis lähen protsessile, Mihhail Taškijevi protsessile, kus ma olin veebruaris ja seal on 100 ettevõtjat koos, ma lähen vabatahtlikuks. Seal on 100 ettevõtjat koos, kellel Mihhail Taškijev siis lisaks ärimudelitele, kõigele, mis on seotud äriga, tõstab ka psühholoogilist poolt ja esoteerilist poolt natukene ja räägib siis oma avastustest ja egokonstruktsioonidest siis pealmiselt. Ja kui ma olin seal selle aasta veebruaris, siis ta rääkis ka egokonstruktsioonidest ja tõi välja ühe programmi, mis on antud nagu kommuunisisene ja programm on nimega Sõlmed ning me tegutseme vastavalt 12 sammule, siis AA 12 sammu, kes teab, see teab. Ja ma olen alates veebruarist selles programmis ja mul on juba lahti sõlmitud, ütleme siis niimoodi 4 sõlme ja reedel tuleb 5, mis on seotud emaga, kus me siis näeme oma egot. Ja see on olnud alles teekond oma ego märkamisel, et võib-olla teinekord räägin, aga igatahes 3. päev kella 5 klubis. Esimene päev õnnestus, teine päev ei õnnestunud, 3. päev 6:30 ärkasin, et vaikselt niimoodi kulgen ja
ei süüdista ennast liiga palju, kui ei saa õigel ajal, vaid lihtsalt üritan. Soovige mulle edu. Ja jagage oma kogemust, kui teil on. Ma olen kuulnud ka negatiivset kogemust Kella 5 klubist, et see lõi hormoonid sassi. Aga mina siiani, see on 3. kord, kui ma üritan seda ellu viia ja nüüd ma tunnen, et see on nagu õige aeg. Enne see ei olnud õige aeg. Vot nii.